Tere! Tänase esitluse teema on Euroopa kestlikkusaruande standardite muudatused, mille osas on käimas avalik konsultatsioon ning Euroopa Komisjon ootab tagasisidet hiljemalt 7. juuliks. Keskendume eelkõige standarditele. Kestlikkusaruandluse direktiivi info on leitav Rahandusministeeriumi kodulehelt. Samuti lisame sinna ka selle presentatsiooni slaidid. Euroopa Komisjonil oli mitu lähtekohta standardite ülevaatamisel. Kõigepealt selline üldine, et kus ajal, kus mitmed keskkonna ja sotsiaalsed teemad on muutumas üha akuutsemaks, tähendab, et me peame neid paremini mõistma ning ka muutuma. Lisaks sellele on meid räsinud mitmed kriisid siin viimastel aastatel, mis on pannud meid keerulisse majanduslikku olukorda. Selle olukorraga hakkame saamiseks on Euroopa Liit välja käinud ka lubaduse, et sellist üldist aruandluskoormust vähendatakse 25% võrra. Euroopa Komisjonil lähtekoht standardite endi muutumised olid järgmised. Kõigepealt see, et nad peavad tagama, et standardites on üle võetud kõik kestlikkusaruandluse direktiivis nõutud aspektid. Samuti tahtsid nad tugineda standardi esmase versiooni väljatöötajate EFRAGi, European Financial Reporting Advisors Groupi tehnilisel ekspertiisil ning nad ei avanud tegelikult standardite teemade ega avalikustamise nõuete diskussioone, vaid eelkõige keskendusid nende nõuete proportsionaalsusel ja paindlikkusele. See tähendas ka seda, et nad tahtsid hoida koos standardite kogupaketti, kõiki 12 standardit, mitte vähendada neid mingil määral. Ja nende fookus oli võib-olla eelkõige seal, et seda esmast rakendamist lihtsustada ning et väike- ja keskmistel ettevõtetel oleks see koormus võimalikult väike. Aga enne kui me läheme päris muudatuste juurde, käiks korra need standardid üle. Standardid on eelkõige mõeldud suurettevõtetele, neid on 12 tükki, 2 üldistandardit, 5 keskkonnastandardit, 4 sotsiaalstandardit ja 1 ühingu valitsemise standard. Üldised standardid S1, see põhimõtteliselt ütleb seda, et kuidas see standard peab olema koostatud ja mis seal esitatud. S2 on nende standardite põhivundament standard, kus ütleb, et peab koos tegema olulise hindamise, samuti kuidas kaasata kõiki osapooli ning need 2 standardid on ka kohustuslikud. Keskkonnastandardid, ütlesin, neid on 5, kliimamuutuse standard, see räägib kliimamuutuste leevendamist, nendega kohaldumist, kasvuhoonejalajälje arvutust, energiatootmist ja tarbimist. Nende standarditest on see tõenäoliselt kõige mahukam. Teine kliimastandard, keskkonnastandard on reostuse standard. See on õhu, vee ja pinnase saastamise teemad. E3 on vee ja mereressursside standard. See hõlmab endas nii magevee kui ka mereveega seotud teemasid. E4 on bioloogilise mitmekesisuse standard. Hõlmab nii maismaad, mageveed, elupaikasid, ökosüsteeme, nendega seotud looma- ja taimeliikide populatsioone. Ning viimane keskkonnastandard on ressursside kasutuse ja ringmajanduse standard. Seal nii ressursside sisse kui väljavoolu teemad ning jäätmekäitluse. Sotsiaalstandardeid on 4. Esimene standard puudutab oma töötajaskonda, eelkõige nende töötingimised, võrdle kohtlemine, võimalusi kõigile ning tööga seotud õigused, sealhulgas ka näiteks laps- ja sunnitöö teemad. S2 on töötajad väärtusahelas, põhimõtteliselt samad teemad kui eelmises standardis, aga väärtusahela kohta. S3 mõjutatud kogukonnad, kogukondade majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised õigused, kogukondade kodaniku- ja poliitilised õigused ning põlisrahvaste kogukonna eriõigused. Ja S4, mis puudutab tarbijat ja lõppkasutajat. Ettevõttest tema tegevust tulenev mõju tarbijatele ja või lõppkasutajatele, nende isiklik turvalisus ja sotsiaalne kaasatus.
Ning viimane ühingu valitsemise standard, mis puudutab siis eelkõige siis, kuidas ettevõtet juhitakse, teemadeks seal ettevõtte kultuur, suhete haldamine tarnijatega, korruptsiooni altkäemaksu vältimine, poliitilise mõju rakendamine, töötajakaitse, loomade heaolu ja maksetavad. Siin on välja toodud 7 sellist muudatuste gruppi, mida siis komisjon on ette võtnud. Esimene neist on olulisuse põhimõtte rakendamine. Sellele järgneb järk-järguline rakendamise võimalused, siis vabatahtlikult esitatav teave. Sellele veel lisandub täiendavad avalikustamise nõuete paindlikkused võimalused, kooskõla Euroopa Liidu õigusraamistikuga, rahvusvaheliste standardite sisusus ning standardi toimetamise esitused muudatused. Käime nad kõik ükshaaval ka läbi. Olulise põhimõtte rakendamine. Siin slaidil on näha 2 tabelit. Vasakpool on siis versioon 2 standarditest, kuidas EFRAG nägi neid standardeid. Siit on näha, et kohustuslikud olid 4 standardit, S1, S2, kliimamuutuse standard ja oma töötajaskonna standard, kus olid teatud nõuded kohustuslikud. Nüüd Euroopa Komisjoni poolt muudetud versioonis on kohustuslikke standardeid vaid 2, S1 ja S2. See ei tähenda, et teised standardid on vabatahtlikud, vaid seda, et kõigi teemastandardite osas tuleb läbi viia double materiality ehk siis kahese olulisuse hindamine. S2, nagu ma ütlesin, on kõigi nende standardite selline vundamentstandard, mis paneb ka selle kahese olulisuse hindamise kohustuse. Ettevõte peab kirjeldama oma aruandes, kuidas ta seda läbi viis ning seda kontrollib ka audiitor. Kindlasti on oma mõju ka välistele osapooltele, kes kindlasti vaatavad, mis aruandes on olemas ja mis ei ole. Olulisuse hindamise eesmärk on see, et aruandes oleks avalikustatud selle ettevõttega seotuvad olulised teemad. Seda nii ettevõtte enda vaatenurgas kui ka tema poolt kaasatavate sihtrühmade jaoks. Kuna see tähendab seda, et ebaolulisi infot ei avalikustata. Ebaolulise info teema on nendes standardite versioonides läbinud evolutsiooni. Esimeses versioonis oli, et jah, sa võid jätta välja, aga sa pead tõendama, miks ta ei ole sinu jaoks oluline ja tooma ka põhjendusmaterjale. Versioonis 2 oli see, et sa annad lühikese ülevaate, et miks ta ei olnud oluline ning selles uues versioonis on see, et sa võid anda teavet, et miks mingi teema standardis on sinu jaoks ebaoluline. See aga tähendab seda, et kõik informatsioon, mis ei ole aruandes avalikustatud, on avalikkuse jaoks sõnum, et teema on ebaoluline. Järk-järguline rakendamine. Juba EFRAG-i standardite versioonis olid mõned avalikustamise nõuded järk-järgus rakendatavad. Näiteks nagu väärtusahela mõõdikud, nende osas oli antud 3-aastane üleminekuaeg, keskkonnaga seotud riskide finantsmõjude numbrilis näitajatel oli samuti 3 aastat ning teatud mittetöötajatega seotud indikaatoritele oli antud aasta. Mida komisjon tegi, oli, et ta tõi täiendava sellise alaliigituse. Kõigepealt siin paremal pool on kõigile ettevõtetele antud täiendavad ülemineku võimalused. Üks on siis oodatavate reostuse, vee, elurikkuse ja ressursside kasutuse finantsmõjude avalikustamine. Sellele antud 1 aasta üleminekuaega. Ning samuti ka teatud sotsiaalindikaatorite avalikustamine, mis puudutab näiteks puudega inimesi, sotsiaalkaitse ulatust ja vanemapuhkust. Samuti 1 aastat. Kui vaadata nüüd seda vasakpoolset osa, siis seal on jaotatud ettevõtted 2. On ettevõtted, kes on suuremad kui 750 töötajad ja ettevõtted, kellel on vähem kui 750. Ja need, kellel on vähem, nendel on terve rida nõudeid, mida nad võivad
avalikustada natukene hiljem. Näiteks nagu kasvuhoonegaaside mõjuala 3 emissioonide arvutus 1 aasta, oma töötajaskonna standardi rakendamine 1 aasta, elurikkuse standardi rakendamine 2 aastat ning kõik teised sotsiaalstandardid, olgu siis need töötajad väärtusahelad, mõjutatud kogukonnad või tarbijad lõppkasutajad. Sellele on antud 2-aastane üleminekuaeg. Küll lisati S2 uus säte, mis peaks tagama, et ettevõtted, kes kasutavad neid ülemineku sätteid, et nad peavad tagama, et nende aruandes oleks esitatud miinimum informatsioon kõikidel teemadel, mida direktiiv nõuab. Täielik nimekiri järk-järgus rakendamise võimaluste osas on esimese üldstandardi lisades. Siin on slaid, millel me näeme, et milline see üleminek võiks olla visuaalselt. Kui me vaatame seda ülemist rida, et siis seal on aruande aasta 2024 ja edasi. Aruanne ise siis koostatakse aasta hiljem. Ning vasakul jooksevad sellised erinevad ettevõtte suurused. NFRD, mil siis on Non-Financial Reporting Directive, mis siis hõlmab avaliku huvi üksusid, kes meil on siis pangad, kindlustusandjad ja börsil noteeritud ettevõtted, kellel on üle 500 töötaja. Nendele on pandud siis nii-öelda see 750 töötaja täiendav tase, et vaadatakse, et need, kellel on nagu suurem ja need, kellel on vähem. Siis need non-NFRD ja siis sellest töötajate see tase, need on üldjuhul meie suurettevõtted ja lisaks on siis veel välja toodud väikeettevõtted. Kui me vaatame seda slaidi, siis täisaruandlus peaks saavutatama aruande aastaks 2028, esiteks siis 2029, aga ennem seda on näha, kuidas teatud ettevõtte tüüpidel seda on võimalik kasutada neid järk-järgu avalikustamise edasilükkamise võimalusi. Et kõige lihtsam on need suurettevõtted, kellel on vähem kui 750 töötajat. Kõige vähem võimalusi on kõige suuremad ettevõtted, kellel on siis üle 750 töötaja. Täiendavalt vabatahtlikult esitatav teave. EFRAGi standard juba sisaldas hulka informatsiooni, mis oli vabatahtlik. See oli indikeeritud, kui võib avalikustada versus peab avalikustama. Euroopa Komisjon on võtnud need samad avalikustamise nõuded ning lisanud nendele. Käin siin üle teemade kaupa, et mida on muudetud. Üldstandardites, nagu ma juba mainisin, siis olulisuse hindamise juures enam ei pea välja tooma, et miks teema on ebaoluline. Kaudsete rahaliste väärtuste kokkumine finantsaruande näitajatega, see on ka nüüd vabatahtlik. Kui seda võib vaadata niimoodi, et kestlikkuse aruandluses esitatav kõik numbriline info, kui see on seonduv finantsaruandlusega, seal on 2 lähenemist. Kui numbrid on 1 ühele, siis seal peab olema konkreetne viide. Kui aga kestlikkuse aruandes esitatakse mingid numbrilist info, mis on osaliselt seotud finantsaruandes olevate väärtustega, siis selle osas nüüd on tehtud see vabastus. Varasemalt oli nõue, et peab ka need omavahel linkima. Keskkonnastandardid. Siit on näha, et alustatakse viimastest, on see E4, ehk mis on siis elurikkuse standard. Selle osas sai Euroopa Komisjon väga suurt tagasisidet selle osas, et kuivõrd keeruline ja väljakutse pakkuv see standard on ja selle osas on tehtud kõige rohkem muudatusi. Et kui varasemalt olid nad kohustuslikud, siis nüüd nad on vabatahtlikud. See hõlmab endas elurikkuse üleminekuplaani, ettevõtte ärimudeli ja strateegia ühildavus planeedi taluvuspiiridega, invasiivsete võõrliikide maakasutuse muutuse mõju põhjuste mõõdikuid, ökosüsteemide ulatuste seisukorda ning ka maakasutus, mis põhineb elutsükli hindamisel. Me ei tea,
mis nendega nii-öelda ajas edasi juhtub. Standard, kui see nüüd vastu võetakse, siis seda hakatakse nii-öelda teatud aja tagant üle vaatama, et esimene ülevaatus on juba määratletud 3 aasta pärast, on ju. Ja EFRAG juba tegelikult oma vabatahtlike sätetega pigem näitas seda, et kuhu poole me peame liikuma, on ju, et kui ettevõte nii-öelda saab hakkama nende kohustuslike avalikustamise nõuetega, et oleks nii-öelda siht ees, kuhu saab liikuda. Ja võib-olla ka märkida see esimene, mis on kõigis teistes keskkonnastandardites, nii E2 kuni E5, et siis väljas on ainult see kliimamuutuse standard, et seal oli varasemalt kohustus iga tegevuse liigitamine vastavalt siis leevendamise hierarhia tasemele, et ka see on muutunud vabatahtlikuks. Sotsiaalstandardites võib-olla selline fookus oli seotud mittetöötajatega seotud avalikustamise nõuetele mõõdikute, näiteks piisav töötasu, tööga seotud tervisejuhtumine. Kes need mittetöötajad on? Et üldjuhul see S1 ehk siis oma töötajate standard kaasab 2 suuseid töötajad. Üks on need, kes on siis töölepinguga, töövõtulepinguga, et keda me nii-öelda tavapäraselt peame ettevõtte töötajateks. Aga seal on ka kaasatud nii-öelda mittetöötajad, kes siis on töötavad selle ettevõttele, aga töötavad pigem mingisuguste muude lepingute alusel. Näiteks meie Eesti kontekstis võiks olla need polikullerid. Mittetöötajad peetakse selliseks sihtrühmaks, kelle puhul sotsiaalsed tagatised on väga väheldased ja seetõttu on neid kaasatud sinna oma töötajate standardisse. Lisaks siis mittetöötajatele ka näiteks kollektiivlepingute töötajate osas ei pea enam avalikustama seda, et kas nende töötingimused on sarnaselt sellele, kui on töötajatel, kellel on vastavad lepingud. Sotsiaalkaitsjate töötajate jaotus riigi ja töötajate liigi lõikes on vabatahtlik ja samuti ka koolitusel osalemise jaotus töötaja kategooria lõikes on edaspidi vabatahtlik. Ühinguvälisuse standardis on vabastus edaspidi aset leidnud altkäemaksu ja korruptsiooni juhtumite arvu ja sisu avalikustamise nõude osas. Samuti avalike altkäemaksu korruptsiooni kohtuasjade laiema teabe esitamise osas. Selle osas nähti, et ettevõtjad võivad ennast inkrimineerida sellise teabe esitamise osas ning seda infot ei pea avalikustama. Samuti ei pea avalikustama tegevusi, mis tehakse toetamaks haavatavaid tarnijaid ehk siis vulnerable suppliers. Lihtsalt seda ei nähtud momendil, et see oleks esmajärjekorras nõutud, kuigi ka see on võib-olla selline teema, mis ettevõtete kestlikkuse teel arenedes, kuhu võiks liikuda, et ka saaks kaasatud need, kellel endil ei ole võib-olla sellist võimekust kestlikkuse nõuetega kaasas käia, aga samas nad on olulised selles majanduslikus ökosüsteemis. Täiendav paindlikkust jäetud avalikustamisnõuete esitamisel. Siin tehtud muudatused, nende eesmärk oli tagada nõuete proportsionaalsus. Ettevõtted võivad jätta välja infot, mis on salastatud tundlik. Siin on eelkõige silmas peetud sellist informatsiooni, mis on juba Euroopa Liidu õigusaktides määratletud kui salastatud tundlikult ja puudutab eelkõige riigikaitset ning kaitsevaldkonda. S2 on lisatud uus säte, mis lubab ettevõttel viidata ebakindlusele, mis puudutab tuleviku informatsiooni. Siinkohal oli paljudel kartus, et kui ettevõte avalikustab oma prognoose, et see võib saada aluseks nende vastu õiguslike meetmete võtmisel.
Samuti täpsustati mõned keelelisi, et kuigi olulisuse hindamise käigus võiks aruandes olla esitatudki ainult oluline informatsioon, siis standardites toodi välja veel eraldi, et tõesti, et kas siis oluline asukoht, oluline vara, olulised tooted, teenused, et olulised või peamised sihtrühmad, et see informatsioon tõesti puudutaks vaid neid ning ebaoluline informatsioon ei pea avalikustama. Keskkonnastandardites. Kui varasemalt nägid keskkonnastandardid välja arvatud kliimamuutuste standard ette liipmetodoloogia kasutust, siis nüüd on see tehtud vabatahtlikuks. Kliimamuutuse standardis on energia tarbimise ajalaliikides lisandunud tuumaenergia, et see ei ole enam osa taastumatust fossiilenergiast. Seda soovisid teatud liikmesriigid ja ka teatud sektorid. Ning välja on võetud ka mitmed viited eraõiguslikele infoallikatele ja juhenditele. Seda eeskätt seetõttu, et kõik need avalikustamise nõuded valdkonnad muutuvad ning nad ei pidanud vajalikuks seda lukustada standarditesse, kui need juhendid materjalid tegelikult muutuvad palju kiiremini. Sotsiaalstandardites on muudetud veel töötaja arvu informatsiooni esitamise detailsus, seda on vähendatud. Samuti tekitas poleemikat nii mitmekesisuse poliitikad kui ka mittediskrimineerimise poliitikad. Nende puhul on tegu ühe mündi kahe poolega. Kui mittediskrimineerimine on Euroopa Liidus üsna tugevalt reguleeritud, siis just mitmekesisuse poliitika, mis mingisuguseid sihtrühmasid positiivsete selliste algatustega soodustab. Pigem need on positiivsed tegevused mingi spetsiifilise grupi suhtes, siis seal on lai siseriiklik erinevus, mis võib isegi viia selleni, et teatud informatsiooni esitamine on keelatud. Seega tuleb avalikustada informatsioon mittediskrimineerimise poliitikate osas, aga mitmekesisuse poliitikate osas ei pea. Sisse on toodud ka see, et tööga seotud tervise- ja ohutusõnnetuse liigitamine, seda avalikustada niivõrd, kui siseriiklik õigus seda ei piira. Sihtrühmade kaasamise mõjude riskide võimaluste puhul on asendatud, võivad neid mõjutada terminoloogia, mis on nüüd, et tõenäoliselt neid mõjutavad. Ühinguvalitsemise standardis nõue avalikustada altkäemaksu korruptsioonijuhtumite puhul, kui ettevõtete tegevused olid ebapiisav asendatud nõudega läbi viidud tegevused. Ka siin nähti täpselt sama enese inkrimineerimise juhtumit, et mis võib viia õiguslikude vaidlusteni. Viiendana vaatasid nad samuti kooskõla Euroopa Liidu õigusraamistikuga. Siin on toodud välja 4. Esimene puudutab siis raamatupidamise direktiivi, seal on tulude jaotus Euroopa keskkonnastandardite sektorite kaupa. Et kui liikmesriik võimaldas tulusid mitte jaotada tegevusele geograafiliste asukohtade kaupa, siis sai ka selle tulujaotuse ära jätta. Eestis me seda ei võimalda. Aga ka näiteks reostuse mõõdikuid osas viidi lihtsustus, et viia siis nõuded vastavusse European Pollutant Release and Transfer registriga. Esimese sotsiaalstandardis siis tasustamise mõõdikud, need nõuded on muudetud viimaks neid kooskõlla tasu läbipaistvuse direktiiviga ning aktsionäride õiguste direktiiviga. Ning ühinguvalitsemise standardis vilepuhuja kaitsepoliitika, see on uus säte,
need ettevõtted, kellele juba kohaldub see Euroopa Liidu vilepuhuja direktiiv, võivad vaid viidata oma aruandele, et nad on kohustused selle direktiivi mõistes. Rahvusvahelised standardid sidusus. Ka seda Euroopa Komisjon vaatas. Juba EFRAG tegi koostööd Global Reporting Standardi ehk siis GRI standardite koostajatega kui ka siis International Sustainability Standard Boardiga, kes on siis IFRS-i standardite väljatöötajad. Euroopa Komisjon jätkas seda koostööd, kuna GRI standardid on pigem sellised juba valmis ja seal muutusi ei toimu, siis eelkõige keskendusid nad IFRS standardite väljatöötajatega ning seal peamised muudatused olid kliimavaldkonna terminoloogia ühtlustamine ning muudatused ühtlustamaks finantsolulise mõistete metoodikat. Et siin võib-olla tooksin välja selle, et seesama standardite vundament, olulisuse hindamine, et see koosneb kahest olulisusest, on finantsolulisus ja mõju olulisuse. Et IFRS kliimastandardites, nemad vaatavad ainult seda finantsolulisust, mistõttu viidi need kaks kooskõlla. Aga kui vaadata neid kahte standardit omavahel, et siis ongi, et IFRS puhul tegu on ühese olulisusega, Euroopa standardite puhul kahene olulisus. Nii, ja viimane muudatuste plokk on standardi toimetamise esitluse muudatused. Kui varasemalt oli kõigi standardites eraldi definitsioonide plokk, siis nüüd on need kõik definitsioonid pandud ühte kokku ja standardite lõppu. Samuti sarnaselt siis juba rahvusvahelise finantsaruande standarditele on kõik määratletud mõisted markeeritud bold italikuks ja need on siis leitavad selles samas definitsioonide lisas. Välditud on dünaamiliste viidete kasutamist välistele allikatele, et see puudutas siis just Euroopa Liidu õigusakte, kes viitavad kolmandatele osapooltele. Nii standarditest võeti välja ka väljend shall consider disclosing, et mis oli võib-olla tekitas segadust ja see on asendatud may disclose, ehk siis tähendab, et vastav nõue on vabatahtlik. Ja lisaks sellele tehti ka terve rida sõnastuslikke toimetamise. See nüüd katab suuremad muudatused, mida standardites on tehtud. Nagu ma ütlesin, siis konsultatsioon kestab kuni 7. juunini. Kui te edastate otse tagasisidet Euroopa Komisjonis, me oleme tänulikud, kui te seda jagate ka meiega. Konsultatsiooni järgselt on Euroopa Komisjon välja öelnud, et nad siis koondavad selle tagasiside ja kuna nendel oli kohustus juuni lõpuks see standard ka vastu võtta, siis tõenäoliselt seda tähtaega ei suuda täita. Ning momendil on nad välja öelnud, et augustiga võiks saada standard lukku, millele järgneb siis veel vajalik scrutiny periood 2+2 kuud Euroopa Nõukogu parlamendis standardi ametlikuks kinnitamiseks. Sellise ajagraafikuga peaks standardid valmima aasta lõpuks, et nad oleksid olemas 1. jaanuaril, mil juba teatud ettevõtted peavad neid hakkama arvesse võtma. Kui teil on küsimusi või kommentaare, siis kindlasti andke teada. Minu e-kirja aadress on slaidil näha. Ma tänan teid tähelepanu eest ning järgmiste kohtumisteni.